Eestile surutakse peale liiga suur osa. Viimastel nädalatel on eestlasi üles kütnud peamiselt vaid üks tuline teema. Lõunariikidest tulevad pagulased, keda Eestisse näib saabuvat aina rohkem ja rohkem. Tegemist on tegelikult suures osas õnneotsijatega. Juba homme algab Brüsselis Euroopa Ülemkogu, kus otsustatakse, kui palju pagulasi peavad Eesti ja teised Euroopa riigid lähitulevikus vastu võtma. They are trying to give us a chance. Et jutt käib märkimisväärsetest numbritest, on temaatika tõstatanud palju küsimusi. Kõige rohkem kipume kartma ühiskonnas neid asju, mida me tegelikult ei tea, mida nad endast kujutavad. Mida tähendab see kõik Eesti riigile ja rahvale? Ma ei näe küll mitte mingisugust varianti, kuidas see inimmasside pealetung aitab meie põhiseaduses deklareeritud Eesti rahvuse, keele ja kultuuri läbi aegade keskmisele ja arenemisele kaasa. Mida on meil õppida teiste Euroopa riikide senisest kogemusest? Kui rikutakse siin elades siinseid seadusi, siis tuleb selle eest ka vastutada. Miks on paadipõgenike arv viimasel ajal oluliselt kasvanud? Ikkagi inimkaubandus on vist väga tugev. Kuidas on õnnestunud lõimuda senistel pagulastel Eesti ühiskonnaga? Ainult üks rahvusvahelise kaitse saaja on tänaseks saanud Eesti kodakondsuse. Hirmutatakse sellega, et kui me ei ole nõus nende pagulastega. Täna üritame aru saada, kas pagulaste jätkuv tulek Eestisse on meiepoolne hädavajalik ja altruistlik abikäe ulatamine. Minu mõist võiks eestlased rahulikult leppida mõttega, et kui 100 aasta pärast lauluväljakul laulab osa natukene tõmmumaid inimesi, kui eestlased ise on, siis minu mõist las laulavad. Peas, et nad teevad seda eesti keeles. Või on paranoial siiski põhjust? Ja me avame sellega Pandora laeka, mis võib viia meie rahvuse hukatuseni. Tuletaks meelde, et ka 60-ndatel oli Rootsis esimene pagulane, oli ainult üks pagulane. Kas pagulased Eestis sümboliseerivad meile sõbralikku heategu või kindlalt hukatust? Homme ja ülehomme toimub Brüsselis Euroopa Ülemkogu, kus langetatakse otsus selle üle, millistesse Euroopa Liidu riikidesse paigutatakse enam kui 40 000 Kreekasse ja Itaaliasse saabunud pagulast. Siis selgub, mitu pagulast on Eesti kohustatud vastu võtma. Mina arvan, et Eesti ei pea põgenikke vastu võtma ja teiseks ma arvan, et nad ei ole põgenikud. Enamik nendest inimestest on illegaalsed immigrandid. Tegemist on tegelikult suures osas õnneotsijatega, kes tahavad selgelt tulla, et kuritarvitada Euroopa Liidu sotsiaalsüsteemi. Paljud meist omavad perekonnaliikmeti, kes on olnud põgenikena kuskil lääneriikides. Meil on kindlasti selline inimlik ja võib-olla ka ajalooline kohustus võimalust mööda aidata. Nõukogude okupatsiooni ajal läksid päris mitmed inimesed, mitte nii massiliselt ei saanud lihtsalt minna, sest Nõukogude Liidust ei saanud välja, aga paljud läksid minema, kaasa arvatud mina. Aga läksid minema ka sellised inimesed nagu Neeme Järvi, Arvo Pärt. Ma kujutan ette, mida neid vastuvõttev riik tänapäeval tunneb, millist uhkust ta tunneb nende üle, et ta nad vastu võttis. Solidaarsus tähendab seda, et ollakse koos nii heas kui halvas. Kui Euroopa Liit panustab teatud liikmesriikidesse rohkem raha kui mõnedesse, ehk kui meie 1 euro Euroopa Liidu eelarvesse maksame, siis me sealt tagasi saame 4 eurot. We will need more people in the future to keep up the welfare in society in the future. Of course, Estonia should take refugees, a small number that can be integrated in society. Meil on endal nii palju seda muukeelset rahvast, kes ei taha meiega kokku sulanduda. Ma ei ole poolt sellisel juhul, kui ma näen, et sealt tulevad täiselujõus noored mehed, kes võiks võidelda oma kodumaa vabaduse eest. Me ei peaks pagulasi võtma, sest meil on neid piisavalt. Может быть, тогда эстонцы поменяют свое мнение. Кто им лучше, русские или африканцы? No ma arvan, et mingil määral neid võiks ikka võtta. Kas neid vähe või neid ulgusid on? Tööle nad ei hakka, kindel. Toida neid, mida nad Lõuna-Rootsis teevad, põletavad autosid. Ei ole neid vaja siia tegelikult. Just oli uudis ka, et vägistamised ja värgid, et ma arvan, et see ei ole kõige parem idee. Meil eurooplastena
on mõistlik olla solidaarne ja täita neid lepinguid, mida me oleme tegelikult Euroopa Liitu astudes juba võtnud. Ma arvan, et vastu võiks neid ikka võtta, vähemalt mingil määral. Ei peaks vastu võtma, need mõjuvad meile halvasti, on juba ühte vägistatud ja... Kui võimalik on, siis mitte. Me võime need lõpmatusi tuua, et kui me see aasta võtame 1000 ja järgmine aasta 1000, siis mis siis 10 aasta pärast on? Ma olen olnud põgenikuna Rootsis, Argentiinas ja Kanadas, olen nüüd Eestis tagasi. Ja ma usun seda, et me peaksime neid vastu võtma. Muidugi ma usun seda, et me peaksime valima, keda me võtame. Tunnen kaasa ja ma arvan, et Eesti võiks mingil moel sellesse panustada. Nagu me näeme Rootsist ja mujalt moslemitega on tihtipeale väga palju raskusi. Teiste riikide varal on ju näha, millised rahutused seal on, mis nad teevad, mis nad nõuavad. Ma olen 100% vastu. On ju, iga riik võtab vastu, miks me ei või võtta? No ladna, aitab. Vaadates neid lapsi, kes sealt tulevad, siis ma võtaks kõik need lapsed endale. Mina võib-olla valiks lapsi, kes on näiteks orvud. Ma arvestaks hea rahvusele, et oleks rohkem värvikirjavam ja et inimesed muutus ka rohkem lahtiseks siis. Plaani kohaselt peaks 2 aasta jooksul Eesti ümberasustamisega vastu võtma 326 põgenikku ning ümberpaigutamisega 728 pagulast. Jah, meile ei meeldi see, kui sunnitakse peale kvoote, eriti kui need kvoodid on tuletatud valemiga, mis on meie hinnangul ebaõiglane ja mille arvutamisel on tehtud arvutusviga. Aga on need arvud üleüldse meie võimekuse juures realistlikud või hoopis täielik utoopia? See hulk pagulasi, keda Eesti on vastu võtnud, see on ilmselt meie võimaluste piir. Me peame tegutsema ikkagi vastavalt sellele, kuidas meil on võimalik, arvestades seda, et me oleme eurotsooni üks vaesemaid riike. No see, mida Euroopa Komisjon on rääkinud, see ehmatas kõiki Eesti poliitikuid, kaasa arvatud mind üsna põhjalikult, et millekski selliseks 1000-teks me kindlasti ei ole valmis. Minu teada ainus analüüsipõhine arv, mille on välja pakkunud Siseministeerium, on praegu 150 ja meie majanduse võimekust ja see tuleb ka mingi 8-9 korda väiksem kui Euroopa Komisjoni poolt pakutud üle 1000. Niipea kui hakatakse kohustuslikus korras liikmesriikidele peale suruma mingit numbrit, ühiskond tõrgub selle vastu palju rohkem, see on palju ebameeldivam. Ma saan aru sellest murest, mis inimestel on seoses sellega, et Eestis on nii ehk naa juba üsna suur protsent sisse rännanuid Nõukogude Liidu ajal. Aga kvoodi arvestamisesse see sisse ei lähe, sest tegemist ei ole pagulastega. Tegemist on inimestega, kes on tegelikult Nõukogude režiimi ajal tulnud Eestisse täiesti legaalselt ja ka režiimi poolt toetatult. Nii et jah, kvooti see kuidagi ei mõjuta. Eestil on muulaste lõimumisega ohtralt kogemusi. 3% meie rahvastikust on venelased ning märkimisväärne hulk neist ei ela eestikeelses inforuumis. Viimasest rahvaloendusest suisa selgus, et Eestis sündinud muulaste keeleoskus aina nõrgeneb. Integratsiooni võib lugeda seega ebaõnnestunuks. Keele õppimine on tahtmise küsimus. Kui sa tahad keelt õppida, siis sa õpid selle ära. Ma tean seda oma kogemusest. Täpselt samamoodi läksin Rootsi, ühtegi sõna keelt ei osanud 2 aasta pärast. Sain oma esimese töökoha, müüsin ajalehe kuulutusi telefoni teel. Pigem on meil venekeelse elanikkonna lõimumisega küll väga hästi läinud, võrreldes siis Euroopa linnadega, kust me ikka aeg-ajalt saame kogu aeg sõnumeid, kus on järjekordsed autode põletamised, majade põletamised. Ei saa ju öelda, et nad ei ole üldse lõimunud või et me elame nagu täiesti kuidagi omavahel tülis või vihas. Kindlasti on seal küsimusi selles, et kuidas on poliitilise esindatusega lood. Selles mõttes on ju hea nüüd, et meil on ka Eesti venelasest ühe suure partei juht tänaseks, oli varem valitsuses minister, mida varem ei ole kunagi olnud. Nii et ütleme niimoodi, et ma olen siiski optimistlik.
Nad lihtsalt tulid siia, hakkasid siin elama, käisid tööl, nad olid ühes piirkonnas tihtipeale, elasid seal oma elu ja ega nad suurt eestlastega kokku ei puutunud. Эстонское правительство очень мало делает для того, чтобы объединились вот эти два общества, русские и эстонцы. On ju, kes lõimuvad, kes tahavad seda, et nad siin on, aga kellele ei meeldi, neil on võimalus ka lahkuda ju. Все делается правильно, медленно. И естественно, что каждая национальность защищает свои национальные интересы, свой язык, свою культуру. No nad ju peavad Eestit ikkagi Nõukogude Liidu selleks riigiks. Näiteks ma ise olen teenindaja ja ma arvan, et ta oskab eesti keelt, aga ta just meelega räägib vene keeles. No see võib olla selles, et nad on kangekaased. Nad lihtsalt ei taha, nad on harjunud, nad teavad, et siin Eestis saab vene keelega hakkama. Eks eesti keel ei ole väga lihtne ka, et hakata seda nagu pole vanast pärast õppima. Можно было бы сделать больше курсов эстонского языка, может быть, бесплатных даже или каких-то не очень дорогих. У меня очень многие знакомые не знают эстонского и пытаются выучить, и не все на бирже стоят, и от биржи очень мало курсов. А ты, например, знаешь, когда День независимости Эстонии? Знаю. День независимости Эстонии, это, честно сказать, точно не помню. Но, по-моему, за 2 или 3 недели до 9 мая. Или я ошибаюсь? Боюсь, затрудняюсь сказать точную дату. Вот. Ну, недавно же был этот праздник. Saates tulekul, kuidas me saaksime pagulasi oma ühiskonda sulandada. Esimene asi, millega me kohe esimest aastast peale hakkame, on keeleõppe. Kui paljud pagulased on tõepoolest hädas, varjupaiga taotlejad. Kuidas sa saad koha peal kontrollida, et ta tõepoolest on sellest külast, mida iga nädal käivad siis matšeetidega mehed raidiumas. Miks on pagulastel õigus parematele hüvedele kui Eesti kodanikel? Need hüved ei ole pagulastele kuidagi suuremad, kui on Eestis elavatele inimestele. Pagulaste elu Vao külas. Miks pole põliselanikud sisserändajatega rahul? Jooksis tüdrukule järgi pani jalaga. Väike Vao küla asub Lääne-Viru maakonnas kohe Väike-Maarja külje all. Senised reportaaslikud ülevaated Vao külast jätavad paigast skisofreense mulje. Üks väljaanne märgib, et Vao külas on põliselanike ja põgenike suhted olnud seni sõbralikud. Teine kirjutab aga vastukaaluks, et küla elanikud on häiritud, sest väikses külakeskuses elab umbkeelseid võõrast kultuuriruumist pärit inimesi juba vaata, et sama palju kui põliselanikke. Hetkel, kui arutatakse selle üle, kas me oleme valmis veel vastu võtma pagulasi, peavad kohalikud külaelanikud Vao külas võitlust oma turvalisuse nimel. Ent külarahvalt selle kohta arvamust ei küsitud. Tuuakse siia hunnik inimesi, päris suur arv külaelanike protsendist. Tuuakse need inimesed siia, ei looda tingimusi neile, lastele ei ehitata mänguväljakuid, prügiveoteenust osutatakse ikka samamoodi, nagu seal majas elaks 35 inimest. Erinev kultuuritunnetus ja ületamatu keelebarjäär on tekitanud külarahva ja pagulaste vahel ohtralt pingeid. Nad hakkavad kividega loopima meie lapsi. Lasevad siit liuväljakult alla. Me üks päev nägin seda momenti, kus meie tüdruk lasi ees, must laps lasi järgi ja jooksis tüdrukule järgi pani jalaga. Oma murega on kohalikud pöördunud ka vallavanema poole. Hoolekandeteenused on öelnud Vaosse, nemad rohkem rahvast juurde ei too ja on vaja ajutada ka üle Eesti, et juhul kui Vabariigi Valitsus teeb veel otsuse, et neid võetakse rohkem kui täna. Mõne juhul on pagulaste integreerimine siinsesse ühiskonda õnnestunud. Näiteks Ebaveres võttis üks palkmaju ja saunu tootev ettevõtte ajutiselt tööle mitu pagulast, kusjuures nad olevat firma tootmisjuhi hinnangul igati püüdlikud ja töötahtelised. Esimene asi, millega me kohe esimest aastast peale hakkame, on keeleõppe, tegelikult eesti keeleõppe. Ja mida kiiremini ja paremini saavad eesti keel selgemaks, seda suurem on neil võimalus ikkagi Eesti ühiskonda lõimuda
ja ka tööd leida. Meie eesmärk ei pea olema ju see, et need inimesed siia jäävad. Kui kodumaal olukord neil stabiliseerub, nad saaksid tagasi pöörduda. See on oluline, et need inimesed, kui nad tulevad, et nad saaksid sellise vastuvõtu osaliseks, mis oleks selline soe ja sõbralik, sest et see kujundab nende suhtumise meie riiki tulevikus. Värske sotsiaalse arengu indeksi uuringu kohaselt on Eesti üks maailma sallimatumaid riike immigrantide suhtes. 133 riigi hulgas asetus Eesti alles 123. kohale, millest tuleneb meie ettevaatlikkus ja sallimatus võõra inimese suhtes. Minu isiklik kogemus ütleb, et eestlased on äärmiselt salliv rahvas. Ma ei näe ka, et eestlased oleks rassistlik rahvas. Eestlased on eluterve rahvas ja eestlased naeravad selle peale, kui öeldakse, et sõna neeger ei tohi kasutada. See on meie keeles ilma igasuguse halvustava varjundita sõna. Kui me vaatame Eestit maailmas igastes edetabelites sallimatuse koha peal, siis me oleme väga-väga halbadel kohtadel. Ja kui me mäletame ka siin see kooseluseadus, iseenesest see võrdlus selles mõttes on väga hea, et umbes samad inimesed, kes olid väga kirglikult selle kooseluseaduse vastu, nad on väga kirglikult nüüd igasuguste pagulaste, igasuguse teise nahavärvi, igasuguse teise kultuuri ja religiooni vastu. Mis puutub sallimatusesse, siis see on üks vastik sõna, millega osa Eesti vasakpoolsest eliidist armastab iseennast, aga tegelikult teisi eestlasi nüpeldada. Ja see tuleks ära lõpetada. Ma arvan ja ma olen kindel, et eestlased ei ole sallimatud, vaid see, mis meis kõneleb, on puhas rahvuslik enesealalhoiu instinkt, kus sul ikkagi istub geenides see 700 aastat seda, et sinu esivanemaid on tapetud, nüpeldatud, pekstud, vägistatud ja tehtud kõiki neid õudusi, mida inimesega saab teha ja sa ikkagi oled vastu pidanud ja siiamaani välja vedanud, siis see ajalooline mälu ei ole niiviisi, et sa saad selle Euroopast tuleva käsukorras ära kustutada, vaid sa tunned seda ajaloolist taaka ja see sunnib sind paratamatult olema väga konservatiivne, väga alalhoidlik ja mõtlema ikkagi selle peale, et kuidas jätkata seda, et eestlased kestaks edasi ka pärast mind. Nii et see ei ole mitte sallimatus, vaid see on kõige pesuehtsam enesealalhoiu, rahvuse enesealalhoiu tunne. The history is still affecting Estonians. They are not like too open. No koolis ikkagi olid mingid raskused seda küll aga peale kooli lõpetamist küll. Selles mõttes, kui inimesed on täiskasvanud, nad on intelligentsed, targem, aga need, kes on kooli lapsed, need on ikkagi kahjuks ei saa aru. Me oleme tunda saanud seda raskust, kui meil on seda niisugust võõrast rahvast. Mul on praegu selline isiklik asi, et mul sõbranna armus 3 aastat tagasi mustanahalisse ja teda ei võeta vastu meie ühiskonda. Ja kui nad jalutavad näiteks, ma olen ise Haapsalust, siis kõlavad väga, kuidas ma ütleks, julmad hüüded. Ma ei saa öelda, et mõni rahvas on rohkem vaenulik või vähem vaenulik, et see on nagu, ma ei tea, laest võetud see rassismi süüdistus, et pigem need, kes süüdistavad neid inimesi, kes ei poolda pagulase siia tulekut rassismi süüdistamises, võiksid ennem peeglisse vaadata, sest samamoodi ma võin ütelda, et see on ka rassism nende inimeste suhtes. Et ei ole siin rohkem ega vähem vihkamist sellepärast, et siin on kaine kaalutlus selle taga, et me peame ikkagi mõtlema oma riigi tuleviku peale ka 100 aasta perspektiivis. No mina küll ei ole rassistlik. Ma arvan, et rassismi ja sellist kohtab igas rahvuses. Estonians are friendly. I like Estonians. Love Estonians. Estonia is my favorite country. I love it here. Outside of the United States of America. So far living in Estonia is cool for me. Since I've been traveling, this is where I would say it's less racist, you know. I've been in Germany, I've been in some other countries like Spain and Belgium. I know how people there are, but for me here is different. Racists are not much in Estonia, and I've never have any experience of that. I've never met any racists in Estonia, and I think I have the impression of them being pretty friendly. Minu tutvusringkonnas kindlasti ei ole sallimatuid ülekaalus, ütleme. Et kindlasti mõned on, aga kõik ei ole kindlasti sallimatud. Meil on sallimuste kohtab igal pool, sest iga inimesega mingil määral
igas alas, et ma arvan, et see tõde ei pea nagu paika. Lävin rohkem rahvusvaheliste inimestega, kes on tõesti tulnud seesamma väljaspoolt ja ma tean seda, et kontakti eestlastega luua on muidugi natuke keeruline, aga kindlasti on see, tuleneb meie Põhjamaade sellisest olemusest. Mina ei ole seda küll täheldanud ja mina ise ka nagu ei ole, ma olen pigem püüan ongi sõbralik ja hästi avatud olla ja. Ma ikka tean väga palju rassiste ja sallimatuid inimesi, et eestlaste seas ikka on väga palju neid. Eestlane on rassistlik ja salli teisi inimesi. Kui Eesti nõustub varjupaiga taotleja vastu võtma, ootab teda terve rida hüvesid, millest eestlased ise võivad vaid und näha. Tõsi, pagulaste toetused on Euroopa Liidu mõistes pigem väiksemat laadi. Need hüved ei ole pagulastele kuidagi suuremad, kui on Eestis elavatele inimestele. Lisaks nendele hüvedele tegelikult me räägime siis võimalusest kuni 2 aastat saada sotsiaalsüsteemi kaudu endale elamine ja sealt edasi saada ka siis vastavalt sotsiaalprogrammidest, mis on kinni makstud Euroopa maksumaksja poolt. Erinevaid muid kulusid selleks, et ta saaks Eesti elus kohanetud ja hakkama. See on minu arvates äärmiselt ebaõiglane ja see on äärmiselt näkku sülitav meie Eesti inimeste suhtes, kes peavad nägema ilmselt näguripäevi edasi ja kõrvalt siis vaatavad, kuidas sissetunud, kes ei ole selle ühiskonna jaoks mitte grammigi andnud, hakatakse poputama ükstas kõikjale rahast ja siis tuleb Euroopa või meie rahast, aga see on karjuv ebaõiglus. Eestil on ka see mõte ja plaan ja tegelikult tahaks ju tegutseda nii, et need inimesed, kui nad siia tulevad, et siis nad on juba garanteeritud ka varjupaiga õigusega. Et kõik need eelnevad protseduurid tehakse ära kusagil põgenike laagrides. See tähendab, et nad põhimõtteliselt võiksid siseneda tööturule kohe. Ja sel juhul see 90 eurot ei ole mitte mingi piir. Tänapäeval Eesti alampalk on ju oluliselt kõrgem. Ma vaatan siin, Rimi otsib endale kassapidajaid, juba 700 eurot on miinimumpalk. See ei ole sugugi täpne. 90 eurot saavad need pagulased, kes on pagulaskeskuses. Aga me räägime nendest inimestest, kes hakkavad saama vastavalt rahvusvahelise kaitse saanud välismaalaste seadusele toetusi. Nad hakkavad saama üle 1000 euro kokku. Ja kui nad jaotatakse üle Eesti laiali erinevatesse omavalitsustesse, siis sealt vastavalt vajadusele lisanduvad siis kõik need kohaliku omavalitsuse poolt antavad toetused, loomulikult ka kõik Eesti riigi poolt antavad toetused, haigekassa. Kui pagulane ei leia endale tööd, siis ka töötu abiraha. Ja tegelikult jutt ei ole mitte 90, vaid minimaalselt 1000 eurost kuus. Milleks võtta neid juurde siia, kui meil on neid, oma rahval on tegemist selle elamisega ja oma toimetulekuga ja kui võtta neid juurde, siis on ju veel raskem. Siis oma inimeste peale, kui palju mõeldakse? Oma inimesi, oma riigi inimesi, keda oleks vaja toetada suurperesid ja inimesi, kes just neid üksikvanemaid ja mina arvan, et neid tuleks just rohkem toetada. Mina olen selle poolt, et inimesi peab aitama, aga see aitamine on pikas perspektiivis meie endi inimeste hinnaga. Я против этой иммиграции, потому что это помогать, что страна помогает. Пусть лучше помогут пенсионерам. Valitsus peaks kõigepealt oma rahvast aitama, et magas kuskil pargipinkide peal ja siis alles hakkama kellegi teise peale mõtlema. Meil napib igasugusteks nii ütelda oma inimeste vajadusteks. Ma ei tea, kusagilt selle arvelt see raha peab tulema. Kui meil tavainimesed nii vajaselt elavad, miks siis neid aidata niimoodi? Meil on omal inimesed töötud, kodutud ja siis igasugused need elamiskeskused, need nagu pannakse pagulasi täis, siis on natuke kehvasti, sest oma rahvas jääb hooleta. Ka meil on siin inimesi, oma inimesi, kes seda vajavad ja kes seda ei saa. See on suht raske küsimus tõesti, et kellele siis anda abi, kellele mitte. Pagulaste ühiskonda integreerimisel oleks väga oluline, et nad ka tööd teeksid, seda enam, et kätte saavad nad 90 eurot kuus, millega äraelamine on äärmiselt keeruline. Nagu tööandja minu jaoks pagulane
mingisugune juriidiline konstruktsioon, mis on täiesti ebavajalik. Et kui ma saan Eesti Vabariigiga oma asjad selles mõttes korda, et inimesel on õigus Eestis töötada, siis minu jaoks ei ole väga olulist vahet, kui ta oskab tööd teha, et kas ta on Süüriast või Antslast. Kui aga keeleoskus on puudulik, jääb ka võimalike tööde nimekiri lühikeseks. Töötukassa töökuulutuste andmetel on neid töökohti, kus otsitakse just inglise keele valdajaid, on üsna hulgi. Aga nad muidugi eeldavad ka muud oskust veel lisaks ainult keelele. CV Keskuse andmetel on siiski eesti keele oskuseta tööotsija võimalused Eestis tööd leida piiratud. Русским очень трудно получить работу только потому, что они мало знают эстонский или не знают вообще. Какому человеку, конечно, в Эстонии сложно без знания эстонского языка, поскольку работодатель требует, чтобы русский человек знал. И то есть я считаю, что русские люди должны учить эстонский язык в Эстонии, поскольку это эстонское государство. Kui pagulased tulevad, ma arvan, et nad kindlasti peavad eesti keele aru saama, sellepärast et ilma selleta on raske siin elada küll. Suure depressiooni ajal, kus valitsus mõtles välja tohutu tööpuuduse tingimustes niinimetatud hädaabitöid. Meil on metsaalused risu täis, meil on kraavid rempsu täis, meil on võsa vaja maha võtta, meil on mida iganes teha. Need inimesed võiksid seda tööd teha. Saates tulekul, mida õpetab meile pagulassõbraliku Rootsi kogemus? Don't do like Sweden, use common sense. Maybe Australia or Canada can be examples. Vägistamised ja ketostumine. Kas hirmul on suured silmad või on oht reaalne? Traditsioonilise islami seisukohast kõik meie suvel poolpaljalt ringi käivad naised on nende hinnangu kohaselt prostituudid. Kui paljud pealtnäha tavalised varjupaiga taotlejad võivad olla mugavuspagulased, kes tahavad lihtsalt tulla Euroopasse, et nautida siinseid hüvesid. Eesti on seni olnud igal juhul vastuvõtmise osas konservatiivne. Seni on Eesti statistika näidanud, et valdav osa taotlejatest saavad negatiivse otsuse. Alates 1997. aastast kuni tänaseni on kaitse antud pagulase staatus 74 isikule ja täiendav kaitse 40 isikule. Et ülejäänud taotlejad on saanud mingil kujul negatiivse otsuse. Kuidas eristada mugavuspagulast hädasolijast, kes vajab meie abi? Eelnevalt tuleb tuvastada isik ja tema siiras soov varjupaika taotleda. Meil on tegelikult selline idee, nagu mis meie poolt välja pakutud on laual see, et meie enda menetlusmeeskond Politsei- ja Piirivalveametist sõidab siis Itaaliasse, Kreekasse, ollakse koha peal juba protsessi algusest peale, saabub laev põgenikega, võetakse nad laevalt maha, tegeletakse nendega, selgitatakse välja nende tausta isikud, tutvustatakse Eestit, uuritakse välja, kas inimesel on soov Eestis asuda või mitte. Seejärel siis tullakse tagasi Eestisse, tehakse vastavast taustakontrollid, menetlused, vormistatakse elamisluba ja otsitakse siis juba need elamispinnad ja lasteaiakohad ja töökohad ja seejärel minnakse inimestele järgi ja tuuakse nad Eestisse. Ilmselt mõeldakse mugavuspõgenike all siis neid põgenikke, kes on siis suutnud kokku ajada paar tuhat eurot ja siis sellega osta endale koha kummipaati. Et minu arvates on ka see üks suuremaid pähkleid, kuidas teha kindlaks nende inimeste taust, kes siia saabuvad, sest kuuldavasti sageli dokumente ei ole ja kuidas sa saad koha peal kontrollida, et ta tõepoolest on sellest külast, mida iga nädal käivad siis matšeetidega mehed raidiumas. Tegeliku kaitsevajaduse puudumist tuvastame me läbi analüüsimise. Me analüüsime ja uurime päritoluriigi infot, neid tõendeid, mida me menetluse raames kogume, ja ka isiku poolt antud ütlusi ja isiku poolt antud tõendeid. Tegemist on sõjajalus olnud inimestest, kes lihtsalt peavad saama endale uue kodu. Põgenike puhul kaasneb ka võimalus, et mingil hetkel tuleb neile nende perekond järele. Kui te vaatate liikmesriikide statistikat üldse sisserände osas, et siis kuskil 50%, siin Soome suursaadik näitas, et neil on natukene vähem, kuskil 40%, on elamislubadest, mis väljastataksegi pererände eesmärgil.
vaadata siin erinevate riikide kogemust, siis on erinevaid sündmusi aset leidnud. Selles suhtes on hirm arusaadav. Samas ma rõhutan üle, et Eestis teevad ametiasutused väga head koostööd, taustakontroll on põhjalik ja kindlasti nende ohtudega arvestatakse. Terrorismi oht on täna Eestis olemas niikuinii. Eesti on osalenud mitmes sõjalises missioonis islamiriikide või terroristlike organisatsioonide vastu. Nii et võib püstitada konstruktsiooni, et keegi tahab Eestile kätte maksta. Ma usun, et me võime olla suhteliselt muretud, et on nagu väga palju huvitavamaid ja tähtsamaid terroristide sihtmärke kui Eesti Vabariik. Osalt nähakse pagulusküsimuses ka selgelt ohtu meie kultuuri ja sõnavabaduse säilimisele. Kui meile tuleb siia üks Mohammed või üks mingisugune Abdul, siis see üks Mohammed või Abdul sulandub siia, ta võtab tõenäoliselt Eesti tüdruku või vene tüdruku naiseks, neil sünnivad sellised ilusad kompukarva lapsed ja kõik suhtuvad neisse niimoodi, et keegi ei näe mingit probleemi. Aga kui meil tekivad suured Abdullide, Mohammedide ja ma ei tea veel kellede kogukonnad, mis ei sulandu meie kultuuri, mis tõrgub vastu võtmast meie keelt ja meie kombeid, mis ei taha aktsepteerida neid tavasid, mis meil on juurdunud pikkade sajanditega, olgu tegemist jõulude või lihavõttega, siis tekivad konfliktid. Sest põlisrahvas küsib, aga mille poolest meie halvemad oleme? Tekib nii-öelda miinusmärgiga rassism. Meie neile midagi öelda ei või, sest see on kohe rassism. Aga nemad meile võivad öelda, et kuradi valged, lõpetage oma jõulude pidamised, kuuske tuppa tuua ei tohi, sealiha süüa ei tohi. Euroopa Liidus minu meelest ju see vägivald ju laieneb kogu aeg. See on subjektiivne minu arvamus küll, aga peale seda sellest ju eriti ei räägita. Tahetakse öelda, et pole hullu midagi, et kõik on ju korralik. Surutakse alla ka. Ja see oleks juba minu meelest ohumark. Kuivõrd praeguse paguluskriisi puhul räägime me eeskätt moslemiusku inimestest, tuleb arvestada ka võimalikke kultuurilisi erinevusi, mis meid ees ootavad. No, eks siin on juba kas või see, et traditsioonilise islami seisukohast kõik meie suvel poolpaljalt ringi käivad naised on nende hinnangu kohaselt prostituudid, käivad ringi katmata kehaga, katmata näoga, katmata peaga, katmata kehaga. Pluss muidugi on see, et ikkagi nendes suurtes islami kogukondadega riikides nagu Holland, Belgia ja mõned teised on tekkinud väga tõsine probleem seoses selle nii-öelda šaria seadusega, ehk siis Koraanist kokku kirjutatud seadus või ütleme tavanormidega, mis lubavad isal tütart isa suva järgi, mitte tütre valiku järgi mehele panna, mis aktsepteerivad aumõrvasid, kui tütar ei kuula isa sõna, siis on isal või vendadel kohustus selline sõnakuulmatu ja sõna otseses mõttes prostitueeriv õde tappa. Need on niisugused väga radikaalsed konfliktikohad, mis võivad tulla siia, mis ei pruugi tulla siia. Nende jaoks ongi religioon on igapäevaelu ja selle erinevad väljendusvormid meie jaoks ei ole. Kindlasti selle põhjal tekib mingisuguseid konflikte, aga mitte ainult religioossel põhjal, haridustaust, maailma arusaamine, need on täiesti erinevad kombed ja tavad on erinevad. Paljud inimesed tulevad regioonidest, kust niisugune drastiline näide, kus ei ole elektrit, kes ei oska kasutada selliseid elementaarseid, meie jaoks elementaarseid asju, mikrolainahju, külmkappi, WC-d. Natukene võib-olla on liiga palju tähelepanu pööratud just nendele erisustele ja on neid üle rõhutatud, et lõppkokkuvõttes mina olen kokku puutunud ka päris palju moslemitega ja nad on täpselt samasugused inimesed nagu mina ja teie, et neil on täiesti samasugused ootused, soovid, huvid, õnned, rõõmud, eks ole, haridus, hea töökoht, hea elu oma perele
et need sellised inimlikud väärtused on ikkagi kõigil samad. See, et ta peab oma, eks ole, usust tulenevalt näiteks ei tohi teatud toite süüa või ta peab teatud arv kordi päevas palvetama, et noh, see on lihtsalt selline nagu eripära. Kui on teistsugune kultuur, teistsugune keel, see võib ka juhtuda. Et just see lõimumine on ju väga keerukas ja väga raske. Et kas me ikka tahame, et tekiks niisugune islamiriik siin, impeerium? Tegelikult politsei igapäevases töös tuleb selliseid juhtumeid ette, kus näiteks mees lööb naist ja ütleb, et mis mõttes see ei ole lubatud. Et meie kultuuriruumis on see täiesti mõistetav tegevus. Eesti kultuuriruumis ja Eesti seaduste järgi ei ole see lubatud tegevus ja inimene peab kandma vastutust. Ja täpselt nii ongi, et kui rikutakse siin elades siinseid seadusi, siis tuleb selle eest ka vastutada. Meedia on kajastanud, kuidas pagulased Euroopas on terveid piirkondi endale hõivanud. Kas hirmul on suured silmad või peaksime me tõesti kartma pagulaste kuritegelikku invasiooni? Nagu me näeme Kopenhaagenis, kus 84% kuritegudest on teostatud siiski immigrantide poolt. Eks see hirmude mahavõtmise küsimus ongi üks keeruline asi. Et minul on küll olnud personaalne õnn elada ka koos inimestega, kes ei ole päris täpselt sellised nagu need inimesed, kellega me oleme harjunud Eestis koos elama. Ja võin küll isikliku kogemuse põhjal kinnitada, et selleks niisuguseks suureks hüsteeriaks ja paanikaks ma arvan, põhjust ei ole. Jah, see hirm on asjakohane, sest kui me vaatame ringi Euroopas ja tänapäeval on meil vabadus ringi vaadata ilma, et keegi seda takistaks, siis me näeme seda, et linnad, kus on suured migrantide kogukonnad, olgu see siis Malmö, Rootsis või mõned linnad nagu Marseille, Prantsusmaal, siis need on äärmiselt ohtlikud, äärmiselt kuritegelikud linnad. Marseille tänu oma immigrantidest suurele kogukonnale on üks vägivaldsemaid linnu üldse Euroopas, siis me näeme, et jah, põhjust on seda karta, kui immigrante saab liiga palju. Meie oma Eesti ilusate valgete inimeste hulgas on väga palju pätte, vargaid, kaabakaid. Samamoodi on nende pagulaste hulgas, kes meile siia tulevad, väga mõistlikke inimesi ja natuke vähem mõistlikke. Ma arvan, et see proportsioon ei erine oluliselt. Mis puutub terrorismi, siis ISIS on ju öelnud, et ta kavatseb saata, ma täpselt peast numbrit ei mäleta, aga igatahes tuhandeid ja tuhandeid terroriste koos nende immigrantidega Euroopasse ja luua siin võrgustiku, mille ta kavatseb aktiveerida. Maineka uudiste ajakirja Newsweek eelmise nädala number seadis esikaanele pagulaskriisi, paljastades mehe, kes juhib inimkaubanduse võrku, mis aitab selle eest terve oma varanduse välja käivatel pagulastel Aafrikast Euroopasse parema elu peale saada. Jah, inimkaubandus on ju praegu üks õitsevamaid kuriteoliike üldse maailmas, hetkel Euroopas. Mida rohkem me Euroopa siis lahkelt vastu võtab paadipagulasi, seda rohkem inimsmukeldamine hoogustub. See on rahvusvaheline kuritegevus. Kui tegemist on inimkaubandusega, on alati neid, kes sellest kasu lõikavad. No see on tõesti minu spekulatsioon, aga ma oletan, et see on ka siis islami riik, islami ISIS, mida siis sellega ka sekkub mingil määral. Ja see võiks olla ülimalt suur organisatsioon ja ta on võib-olla ju tegutsenud juba aastakümneid. Ja kuna see raha ikka räägib, kuhu ta räägib, ka sellega on nii palju uuritud, ma ei tea. Tegelikult, kui ta ongi suur äri, siis see raha räägib ja ta saab nüüd oma pileti, palju see on siis 2000 eurot või rohkemgi. Ja siis mõeldakse, et ma saan raha ja järelikult see toimubki. Ja kuhu ta läheb, siis on omaette suur küsimus ka.
Viimasel ajal on Eesti meediasse jõudnud emotsionaalsusest nõretavaid reportaaže ja lugejakirju, mis kirjeldavad, kuidas Rootsi vaevleb moslemiriikidest sisserännanute põhjustatud probleemidega ja kuidas Rootsi ei julge rassismi hirmust tingituna pead üles tõsta ning suud lahti teha. Rootsi on õigesti teinud seda, et tegelikult ta ongi suutnud väga palju inimesi sisserändajaid rakendada Rootsi majandusse tööle, erinevate tööde peale, nii madalapalgaliste kui kõrge kvalifikatsiooniga tööde peale. Ja viimane OECD raport, mis tegi kokkuvõtte Rootsi pagulaspoliitikast, näitas väga selgelt, et iga Rootsi majapidamine teenib aastas kusagil 8000 Rootsi krooni või 7800, no see on 800 eurot. Selle pealt ekstra, et Rootsi on olnud suhteliselt liberaalse pagulaspoliitikaga. Valdo Randpere rääkinud, kuidas nad annavad suure panuse siis Rootsi ühiskonda, kuidas see on kõiki toob nagu kasuks ja aitab rootslastele pensioni välja teenida. Me ju teame tegelikult, kuidas Rootsi sotsiaalsüsteem, tuttav arst rääkis, kes on sealkandis tööd teinud, on niivõrd kokku tõmmatud, kuidas haiglates on kohti vähemaks võetud. Kõike on vähemaks võetud selleks, et see immigratsioonitull lihtsalt nõuab nii suuri kulutusi. Ja nüüd need immigrandid pidid siis hakkama siis nagu siis meile pensioni maksma. Ma rootslaste näitel küll näen, et vastupidi toimub siiski, et jätkuvalt Rootsi inimesed peavad üleval immigrante. Ja mul ei ole mitte mingisugust põhjust arvata nüüd, et immigrandid hakkavad mulle 20 aasta pärast pensionit maksma. Pigem mul on ikkagi julgem väita, et mina ja mu lapsed ja teie lapsed ka, head vaatajad, hakkavad neid immigrante oma tulevastest sissetulekutest üleval pidama. These immigrants that flee over the Mediterranean, you know, from Somalia or other parts of Africa or Syria, etc. When they come to Sweden, there are no work for them. So they have to live on the state. And you know, it's housing, it's living costs, it's schools, hospitals, everything. And it's 100,000 people every year. You don't have to be a genius to understand that economically this will collapse sooner rather than later. So it's a very big problem that few people work who are immigrating to Sweden now. Rootsi, mis on vea teinud, on muidugi see, et ta viimastel aastatel on lasknud nendel inimestel, kes tulevad, elama asuda enam-vähem ükskõik, kuhu nad ise tahavad. Ja nii on tekkinud suurlinnade magalatesse sellised omamoodi getod, kus inimesed ei räägi enam rootsi keelt. Nad ei sulandu enam Rootsi ühiskonda, nad ei tunne ennast seal kodus, et tegelikult ei tunne ühiskond ennast nende suhtes hästi, aga ega nemad ei tunne ennast Rootsis ka hästi. Nii et see on üks viga, mida Eesti kindlasti peaks vältima. Rootsi ja ka teiste riikide näite varal on näha, et kui palju pagulasi paigutatakse samasse regiooni, tekivad sinna suletud kogukonnad, mis ühel hetkel võivad hakata toimima kui riik riigis. Tuletaks meelde, et ka 60-ndatel oli Rootsis esimene pagulane, oli ainult üks pagulane. Et kõikjal riikides on see alguse saanud väga marginaalsest numbritest, alati on seda osatähtsust vähendatud. Today there are 500,000 Muslims in Sweden. Of course, and this you can just continue this progression, how it will grow. Of course it has changes the structure of the society and the culture. It has a big influence now, but how will it be in 20-30 years? I mean, you will not be able to recognize Sweden anymore. Rootsi näiteks peale seda, kui eestlased sinna läksid, siis eestlastel esimestel aastatel ei olnud õigus elama asuda suurlinnadesse. Stockholm, Göteborg, Malmö, need olid eestlaste jaoks suletud linnad. Nad pidid elama väiksemates kohtades. Ja seda poliitikat minu meelest tuleb täiesti järjekindlalt Eestil ka rakendada, et ei tule nad Tallinnasse, ei lähe nad Tartusse mingis suurtes hulkades, väiksemad kohad, maakohad, kus on võimalik neid paigutada, kus nad hästi kiiresti segunevad eestlastega. Rootsis on Euroopa Liidu suurim vägistamiste arv, mis on viimase mõne aastakümne jooksul mitmekordselt kasvanud. Selle statistika seostamine pagulastega võib olla aga meelevaldne, kuna riigis tarbitakse ohtralt alkoholi ja valitseb suhteline seksuaalvabadus. Vägistavad ikkagi inimesed, mitte mingisugused nahavärvid, uskumused või mingisugused niinimetatud rassid. Et iga inimene, kui ta paneb toime kuriteo, siis tuleb seda vastavalt menetleda. The number of rapes are going up and I'm pretty sure it's connected also to the
immigration from these countries. I remember when I grew up, you never heard of the term gang rape. Now it's like every week you read in the newspaper some new gang rape. Hirmud tekivad suuresti teadmatusest ning ületada saab neid avatuse, teadlikkuse ja kogemusega. Ma olen kuulanud mingi raadiosaateid, kus inimesed helistavad sisse ja kõik on väga negatiivsed seal, aga kellelgi ei ole oma kogemus. Kõik helistavad ja räägivad, vaata mu tuttav rääkis kellegi vanaemaga, kes oli kusagil näinud, keegi trampis mustade jalgadega kusagil toas. Come on, eestlased, natuke targemad võiksid olla ja kuulake nende inimeste juttu, kes on ise midagi üle elanud ja nähke ka seda, et tegelikult Eestis on need pagulased ka tänapäeval juba olemas. Ma arvan, et meie kõige parem õpetaja oleks Soome. Soome on olnud väga pikki aastaid ka Euroopa Liidu liikmesriigina väga konservatiivse rändepoliitikaga. Süsteem on üles ehitatud sel moodi, et meil on siis pagulased on ju tegelikult Soome sisserändajatest väga väike osa, siis umbes 10%. Et sellepärast siis see on see üks arutelu, mida on rõhutatud, et meie ei tohiks rääkida pagulastest nagu eraldi üldisest välismaalaste poliitikast, et nende integreerimine on sama tähtis kui tööle või õppima või abielu kaudu Soome tulevate integreerimine. Et selles mõttes selle turundamine on õnnistunud võrdselt hästi. Praegu tegeleb Euroopa pagulasprobleemi tagajärgedega, sest selle põhjus, kriisid Aafrikas, on lahendamata. Kuidas saab siin Euroopa koos Eestiga abiks olla? See on mõneti niisugune miljoni dollari küsimus, et sellega tegelevad rahvusvahelised organisatsioonid. Aga mulle endal oli ka üsna üllatav siin ajalehest lugeda, et alles nüüd on selle ülesmuugeldamise võrgustiku koordinaator ja pealik kusagil kindlaks tehtud, et täpselt samamoodi nagu narkomaania puhul pole mõtet ju võidelda nende üksikute õnnetute narkomaanidega, vaid tuleb tabada see võrgustik. Me paneme nüüd Eesti, Põhja-Aafrika ja Lähis-Ida kaardi peale ja me näeme, kui väike on Eesti. Maailmas on põhimõtteliselt 50 miljonit sõjapõgenikku. Kui palju siis Eesti suudaks neid aidata? Ma kujutan ette, et meie abi peaks olema kõige puhtakujulisem humanitaarabi. Tuleb pöörata põhitähelepanu nendele lähteriikidele, kust tullakse ja vähendada seda motivatsiooni tulekuks, luua need tingimused seal koha peal, et inimesed saaksid seal elamisväärselt viibida ja olla. Ja loomulikult tuleb üritada läbi viia ka need operatsioonid nagu nii Liibüa rannikuvetes kui ka siis arendada koostööd Türgiga. Aga see kõik ei saa olema lihtne, et numbrid kindlasti sel aastal löövad kõiki rekordeid. 16 juuni siseministrid istusid koos ja sellel istumisel tegelikult väga suur hulk liikmesriikide esindajaid, eelkõige ministrid, ütlesid, et me tegelikult peame tegelema ikkagi rändepõhjustega. Ja need rändepõhjused või tagajärgedega tegelemine, elik siis ümberjaatamine liikmesriikide vahel, et see võib viia palju hullemate tulemusteni. Suurbritannia esindaja, minu hea kolleeg, siseminister ütles, et kui me tekitame ahvatluse põgenikele ja eelkõige kriminaalidele selle sõnumiga, et me jaotame ümber suures ulatuses põgenikke, siis see tähendab täiendavat rändesurvet ja see tähendab seda, et tegelikult väga suures osas me tekitame endale probleemi juurde. Anname endale siiski aru, et meie võimuses ehk ei ole lõpetada sõda Süürias. Küll aga on meie võimuses mingisugune hulk inimesi hädast välja aidata ja rakendada nad oma majanduses. Antud olukorras, mis see diskussioon on tekkinud, on tegemist siis nii-öelda mugavushumanismi ja mugavussolidaarsusega. Seda ma pean silmas seda, et on valitud aidata neid, kes juba iseenesest on suutnud ennast aidata, ehk nad on suutnud kokku ajada piisavalt suure piletiraha, et osta siis koht sellele väga kahtlasele paadile, mis võib-olla läheb Vahemerest põhja ja mis võib-olla ei lähe. Immigratsiooni küsimuses tasub 3 asja õppida. Üks, mida siin on Eestiski ette heidetud, et on immigrantide ees hirm ja on immigrantide ees kartus. Selle kohta ütleb ilus rahvasõna kõnekäänd, et ainult loll ei karda. Teine asi, mida tuleb õppida, on see, et põrgutee on alati sillutatud heade kavatsustega. Ja 3. asi, mis ma tuletan meelde, on see, et nagu öeldakse, ükski heategu ei jää karistamata.